Harju Kinnisvara esitleb kinnisvara teemaline podcast nimega Kinnisvara Hai. Tervist, Harju Kinnisvara podcasti Kinnisvara Hai kuulajad. Täna siis oleme jälle täägid teravaks teinud ja asunud kinnisvara juttu ajama. Nii et minu nimi on Meelis Ränk ja minuga koos on täna Lauri Esko ja olen jälle tagasi ja täna meil natuke rollid on vahetunud, et Meelis räägib meile siis täna sellest, et mis on meil toimunud Harjumaa kinnisvaraturul aastal 2024 esimeses kvartalis. Siis kõigepealt ma räägin sellest, siis me räägime veel sellest, mis on siis toimunud ka Tallinna turul ja Tallinna korteritega ja pärast seda läheb juba asi tegelikult nagu sõna otseses mõttes väga kuumaks, nii et saate lõpus tuleb siis see maasikas, kus oli kadunud Laurit rohkem kui terve nädal. Nii, aga mis me rääkima peaksime täna siis Harjumaa kinnisvaraturust, mis meil nagu numbritest silma jäi, et võrreldes eelmises kvartalis 2023 räägime sellest, palju tehti tehinguid. Jah, et ma võib-olla võtangi siit nagu nüüd juhtohjad üle ja räägid meile äkki sellest, et me hakkame praegu võrdlema siis selle aasta esimest kvartalit ja me suures pildis võrdleme seda siis viimase aasta ehk 2023 viimase kvartaliga. Et mis meil siis nagu rohkem muutunud on, millised on trendid, millised on hetke ruutmeetri hinnad, lähtuvalt siis Maa-ameti statistikast ja me jõuame ka sinna, et tihtipeale statistika on ju täielik jama, et seda on küll inimestele mõnikord hea ette vuristada, aga kuidas meil üldse kinnisvaras on, et oskad sa mulle öelda, et kui me räägime üldse statistikast, et milliseid numbreid saab hakata tõe pähe võtma, et kui meil on, ma toon näite, et kui meil on tehtud kohas X 10 tehingut, kas see statistika on siis nagu tõene või mitte, et või mis numbritest me saame hakata üldse rääkima, vaatama Maa-ameti statistikat? No me vist oleme ise jälginud seda, et võiks olla 50 tehingut piirkonnas, mis väikestes piirkondades nagunii ei tule teinekord isegi aastatega täis. Et oleme ka kunagi müünud mingid suvila, väga ägedad suvila maja, kus ei olnud tehtud vist 15 aastat mitte ühtegi tehingut, mis me siis nendest numbritest nagu räägime. Et aga valim peaks olema ikkagi soliidne ja seetõttu Harjumaa ja Tallinna puhul ongi nagu see, et me saame ikkagi rääkida seal tihti kvartali mõttes, eks ole, 2023 oli näiteks esimene kvartal 2374 tehingut on ja Harjumaal siis korteriomanditega ja selle aasta siis esimeses kvartalis oli meil siis, mis ta meil näitab, 2023 Jah, meil viimane kvartal, ma näen, oli meil siin tehinguid oli 2753. Jah, see on viimane kvartal, ja. Ja see, mis selle aasta esimene oli, meil oli nüüd 2374, on meil nii või? Jah, selles mõttes, et võrreldes viimast kvartalit ja siis selle aasta esimest, et siis need numbrid nagu nii palju siin ei erinegi või? 2753 ja 2287 on mul õigus või? No nii siin kirjas on, jah. Just, et selles mõttes seda me ka siis ise nagu arutlesime, et miks see võiks nagu niipidi olla, ilmselgelt selles mõttes, et kui me vaatame läbi aastate neid numbreid, siis tõenäoliselt nende 2 kvartali võrdlus on alati see, et aasta lõpus käib kõva andmine, selles mõttes ostmine, müümine ja aasta esimeses pooles on ikkagi see, kus me räägime tegelikult ju pool Eestit puhkab terve jaanuari ja siis veebruar on lühike ja siis märtsis alles elu läheb käima, et see trend on tegelikult nagu kogu aeg niimoodi on. Eks siis teise külje pealt võiks alati küsida, aga mis siis nagu hinnast on saanud, et hinnast on nii palju saanud, et enne me rääkisime keskmisest ruutmeetri hinnast, mis oli 2973 eelmise kvartali lõpus 2023 siis ja selle kvartali lõpus oli siis 2742 jälle võib vaadata, et mis siis on, mis selle keskmise hinnaga on saanud, aga tegelikult võib-olla nagu hästi nagu hea indikaator on see, et mis toimub siis samal ajal näiteks Harjumaa turul nende paneelelamutega, nimetame neid siis paneelelamuteks või muidu tegelikult üldine termin, vaatame siin alati
1971 kuni 1990, mis toimus, on ju, noh, nimetamise vanaks ja aga miks me võtame neid paneelikaid, et ma natukene põhjendan ka seda ära, et kui me võrdleme neid paneelikaid, põhjus on selles, et selles segmendis on kõige rohkem toimunud tehinguid alati, et see on kõige suurem nagu indikaator, et alati, kui me vaatame ka Tallinna üleüldist seisu, et kas me hakkame võrdlema siis neid uusarendusi, võib-olla tuleb mingi magusam uusarendus tõesti müüki või mõistliku hinnaga, mis lükkab selle keskmise ruutmeetri hinnal üles, on ju, alati on mõistlik vaadata neid paneelikaid, kuna seal see segment on kõige suurem lihtsalt, et see on see põhjus. See on jah, see on siis selles mõttes seal võib-olla see eksimused on nii-öelda ülemised ja alumised, tasuks tegelikult, kui väga häid võrdlusi tahaks tuua, siis on ka olemas tegelikult meil Maa-ametis hinnad, mis on mediaanhind, ehk siis see on siis see kõige levinum nagu hind, mida siis tehingutes nii-öelda leidub, lihtsalt öeldes. Aga palju on siis praegu paneelikate hind hetkel Harjumaal keskmine ruutmeetri hind? Et selles mõttes statistika põhjal meil näitab, et 2128 eurot ruutmeeter on ju, et mis on siis tegelikult pea 77 eurot rohkem kui eelmine kvartal, tegelikult sisuliselt ei tähenda see mitte midagi, et põhimõtteliselt hinnad on nagu samad ja statistika näitab, et mõni euro on tõusnud, aga ma arvan, et kogu selle asja juures, kui me kogu aeg jälgime neid hindes, et siis ikkagi täna, kui ma just eelmine nädal vaatasin seda, mis on inimestel maailmas see nagu hirmuindeks skaalal nagu 100 on, et 100 on kõige hirmsam on ja 0 on siis kõige rõõmsam on, et siis see on tegelikult täpselt seal vahepeal 55 praegu. Et see tähendab seda, et inimesed on suht ootaval seisukohal, et tegelikult ei julgeta, ei osta ei aktsiaid ega pikaajalist kinnisvara nii lihtsalt. Siis pooled kardavad ja pooled ei karda või? Sul on täitsa selles mõttes nagu naelapäeva pihta, et rohkemad isegi kardavad, 55 tükki kardavad, 45 ei karda, nii et siis üle poolt. Äkki osad ei oska karta. Äkki osad kardavad liiga välja. Aga milline on, kui me räägime sellest indeksist, aga ma seda ise väga hästi ei tea ausalt öeldes, milline on siis terve turu indeks või milline on siis indeks, kui me räägime, kas see on Fair and Greed on see või? Ja neid on erinevaid, mina jälgisin seal, äkki ta oli Aada, see oli niimoodi, et see on siis tänaseks juba niimoodi tehtud, on võetud 70 suuremat pressiväljaannet, selle kohta on koostatud täna AI, mis siis kirjeldabki seda, kuidas kogu maailma artiklitest jooksevad läbi, mida inimesed kardavad, mida nad teevad ja siis seda seostatakse otseselt nende numbritega, mida inimesed siis ka nagu millist hindadega ostavad. Et tegelikult päris huvitav analüüs väga suure inimkommunikatsiooni massi peale, mida siis pressist nagu läbi lasta. Ja kui me lihtsalt ütleme, tõmme lihtsa näite, et ütleme 50-50 on niisugune mitte midagi ütlev turg põhimõtteliselt, nagu me oleme nagu seisame, et meil ei ole näha siin mitte mingit suurt tõusu, mitte mingit langust, seda ma ka enda videodes kunagi ennustasin, et me ootame tegelikult, see on hea tegelikult, igavat üksluiset ilma suurte muutusteta kinnisvaraturgu, mis ongi terve turu nähtus, et see ei ole ju normaalne, kui võta need Covidid, igasugused uudised, kus meil kinnisvara vahepeal hüppas, langes, see on nii ebareaalne. Et ma rääkisin nagu sellest Eesti turu väiksusest ka, et me ei saa ju iga uudise peale, iga tuuletõmbe peale hindasid langetada, tõsta, see pole terve turg. Et ma ootaks nagu seda terve turu taastumist, et igav, rahulik, stabiilne, mis on tegelikult turu mõistes terve. Ja eks see Fair ja Greed peakski olema seal kuskil 70 peale, siis käib ikkagi korralik tehingute tegemine. Et see Fair and Greed ei sõltu sellest, mis on hinnatase. On nagu pigem see sama, et nagu me oleme rääkinud, kui on stabiilne hind, siis tehakse ka stabiilsed tehingud, on ta alla, on ta keskel, on ta üleval. Praegu on see hind pigem nagu ülevalt nuka pealt alla libisemas, aga kõik nagu loodavad, et see tõmbaks selle noka kuidagi üles, et see on kuidagi niimoodi, et see Eesti kevad peaks nagu olema see maailma kinnisvaruturu pääst, mida me tegelikult sinuga kumbki nagu tegelikult ju ei usu, et kui see kelk on sealt allapoole tulemas, eks ta siis rahulikult sõidab seal oma teed. Aga meie ei tea ju, kui palju see hind langeb ja mina arvan, et see on mu isiklik arvamus, et ma arvan, et me oleme ikkagi seal stabiilse turu ääre peal. Jah, et ma just tulin praegu notarist, müüsime ühe korteri, 2-toalise korteri, 178 000, aga põhimõtteliselt uues arenduses. Ma ütlesin ka sellele müüjale, et see hind on umbes selline,
aga kui ma olin seal soojas kohas, kus me hiljem räägime, ma nägin ühte videot, kus tehti analoogsele korterile jube promo, aga see korter on 40 000 ülehinnastatud. Et me võime siin ju kõrvade peal käia, ükskõik mida teha, et praegu ma pigem näen seda, et ikkagi need müügihinnad versus tehinguhinnad, seal on tegelikult suur käär sees. Et ja kui me räägime nagu kinnisvara müügist ja osadest nagu müüjatest ja osadest maakleritest, kes on nagu kunagi kutsuti neid kilekotimaakleriteks, ei mõtle nagu ette, et mida nad inimesel teevad. Ma ajan sul nii lolli juttu, et ma müün su korteri 210, aga vaene inimene hakkab uskuma, et ta müübki. Siis räägitakse kuradi maaklerid valetavad ja varastavad. Öelge see hind ausalt ära ja me oleme enne ka maininud, et me toome teile kasu kuskil 2-3% tehingu pealt, sõltub mõnikord 4-5 on ju. Me ei too sul 20% rohkem, kui ise saaksid müüa, see ole reaalne. Vähemalt me keera tehingut vussi ja vähemalt me ei valeta sulle, et nagu see on nagu see põhisõnum võib-olla siin. Ja. Aga liigume natuke edasi nüüd, me jääme sinna teemasse, kuna meil ajapiirangut pole, siis ma ei saa öelda, et kauaks kinni, vaid nii kauaks kinni, kui tahtsime. Aga kui me vaatame Harjumaad, välja arvatud Tallinnad, millised on siis Harjumaal kõige kallimad kohad, kus praegu saab nagu kinnisvara osta või kus on kõige suuremad ruutmeetri hinnad, et nimetame seda siis Harjumaa top 3-ks? Jah, vot selle unustasime alguses kohe mainimata, et see oligi niimoodi, et juba mitmeid kordi on paljud kuulajad küsinud, et mis siis nagu toimub ja siis meil ongi nüüd see kinnisvara hai top 3 Harjumaal on ju. Et on ootuspärane, et need piirkonnad, millest me nagu räägime, kus siis kõige kõrgemad tehinguhinnad on ju, hakkame tagantpoolt tulema, tehti siis numbrites 51 tehingut, Rae vald ja 2525 eurot ruutmeeterina. Ja hea tähelepanek on see, et 51 tehingust 27 olid kas siis ridaelamud või paarismajad. Mis on sellele piirkonnale väga iseloomulik. Praegu me ikkagi räägime ainult korteritest, me räägime korterite top 3-st Harjumaal. Jah. Esimeses kvartalis aastal 2024. Ehk siis korteromandites ongi meil nagu need ridaelamud ja paarismajad ka olemas. Paljud ei tea seda, sellepärast see ongi nagu pull, et aga mine edasi, ma pärast panen siia. Ja teisel kohal Kiili vald 2667 eurot ruutmeetri, 59 tehingut ja ka sellest, ütleme 30% siis ridakad paarismajad ja top 3 siis Harjumaal võitis seekord Harku vald 3027 eurot ruutmeetri, 68 tehingut, peaaegu pooled ridakad ja paarismajad on ju. Aga mida võitja saab siis? Võitja saab tõenäoliselt püüda oma kohta ka järgmine kord selles tabelis, et Harku valla elanikud võite minna sinna kohalikku Prismasse ja tõmmata omale korralikud laksud jäätist. Ja mida me selle nagu asja juures oleme pikalt jälginud, on see, et ruulivad need piirkonnad, kus on suures ülekaalus noorte inimeste pealekasv ja samamoodi natuke sellise vaba maa olemasolu. Ongi siis seetõttu tehakse väga palju uusi tehinguid. Vaata, kunagi oli põhiteema oli Viimsi. Viimsi, aga Viimsis on probleem, et vist väga palju ei saa juurde ehitada, kuna vette pidavat olema või? Jah, meri on küll täis, aga jah, selles mõttes, et joogivee varustusega on seal oluliselt keerulisem ja seetõttu ka siis detailplaneeringud on kas siis tagasi lükatud või anta siis ehituslubasid. Aga kui me neist piirkondadest räägime, et siin ütleme jämedalt pooled olid ju ridaelamud või paariselamud, mis võib-olla kuulajale on huvitav teada, et tegelikult need lähevad korteriomandite alla. Ehk siis need käivad korterite nii-öelda siis lihtsas keeles öeldes, need käivad siis korteri statistikast ja hindadest nagu läbi, mis siis seda nagu selle muudab on. Ja seal tulebki nagu aru saada sellest, et jällegi, et kui me vaatasime seda statistikat siin, et ridaelamu korter tähendab seda, et nad on tõenäoliselt suuremad, kui nende suuruse vahemik oli 70 kuni 201 ruutmeetrit on ju. Jällegi siin tuleb aru saada sellest, et kui me hakkame Peetris müüma näiteks korterit, me võtame selle Rae valla on ju, siis palun ärge minge nüüd hinnastama seda korterit 2525 eurot ruut. Kui teil on ütleme ühetoaline korter, siis tõenäoliselt see ruuduhind on suurem, eks, Peetris, päris kindlasti isegi on. Et nagu siin ongi nagu see, et koht, kus me jällegi üleskutse, et kui soovite kinnisvara müüa, tulge võtke meiega ühendust, me ei hammusta teid, me ei võta teilt mitte midagi ära, me ei taha teid petta, vaid oma kavalusega inimesed on ju teadmatu kavalusega. Sa võid endale korralikult nagu jalga tulistada, et üks kiire lugu vahepeal, et hindamisakt on ju, hindamisakt. Ma olen paljude käest kuulnud, ühed kliendidki, kus ma olen täna pildistama, ütlesid, et me müüsime enda korteri ise maha, tellisime hindamisakti,
korter läks poole tunniga, on ju. Noh, ma ütlesin, tõenäoliselt müüsite 10 000 eurot liiga odavalt maha, kui ta poole tunniga läks. Et mul on küsimus sulle, et kas siis nagu see hindamisakt, ütleme, et ma olen inimene, pole kunagi varem kinnisvara müünud, noh, tahaks teada nagu korteri hinda, meie käest ei julge küsida, kas on mõistlik minna heas mõttes suvalise hinda juurde, maksta see 300 eurot ja hakata nüüd hindamisaktiga enda kinnisvara müüma ja raiuda, et kuna hindamisakt tuli summa X, siis see on kinnisvara hind, sealt ma alla üle ei lase, on ju, või mis sa nagu sellest mõttest arvad? No see on võib-olla üks viis, kuidas asju teha, aga sa ju kirjeldasid, kuidas ka mitte teha teinekord, on ju. Et ma isiklikult arvan seda, et alati oleks mõistlikum see mõte nagu läbi käia kellegiga tegelikult ka, kes ikkagi kinnisvara müügist veidi rohkem jagab, on ju. Et esiteks on see, et seda oleme isegi ju teinud läbi aegade, et ütled selle hinna ära ja see on nagu sellest hindamisaktist oluliselt nagu teistmoodi, sõltuvalt sellest, kas selles piirkonnas just nagu on tehtud tehinguid, kas see tehing nagu annab sulle nagu tuge või ei anna, on ju. Et selle mõttes sina räägid nagu sellist lugu, et mul on palju markantsem lugu selle hindamisakti ja selle süsteemiga ja vaadata, tehti samade ruutmeetritega tehing, on ju. Et siis võib-olla see, et ei soovita alati vaadata ainult hindamisakti, ei soovita alati vaadata neid, mis ruutmeetri seda taga on. Kunagi müüsin ühel väga heal sõbral, kellel ma ennem küll on kinnisvara müünud ja olen hiljem teda ka aidanud. Tema korter oli teisel korrusel ja tema võrdlustehinguks oli esimesel korrusel müüdud korter ainult 6 aega varem. Aga sellise erinevusega, et tema ei jõudnud mulle mainida, et ruutmeetrid on samad sellepärast, et alumisel korrusel oli terrass sama suur kui tema 4 tuba ja alla oli 3-toaline, me müüsime 4-toalist. Panime kuulutuse välja reede öösel, hommikul oli laupäeva hommikuks oli 6 vaatajat. Siis mingi hetk helistasin sõbrale, ütlesin, kuule, mis pull toimub, et jube palju vaatajaid on, et nagu praegu on rivi niimoodi nagu Vene ajal apelsini järjekorras. Ta ütles, et mis sa sinna panid, ma ütlesin hinna, mis me panime, aga miks nii on ja ma ütlesin, aga sul oli all ju ka oli 4-toaline, ei ole, all oli 3-toaline. Et siis sellest hetkest, kui ma seda teada sain, toimubki see sama hetk, et tõdemus, et panime täiega puusse ja ütlesin sõbrale, nüüd on nagu see, et on ju okei, umbes niimoodi, et paneme 20 000 juurde. Nendest esimesest 5 siis jäigi üks alles ikkagi sellest sõltumata ostiski selle hinnaga ära. Aga see on väga hea näide, kuidas tegelikult ka meie, kui me nagu tegime tegelikult eeltööd nagu hästi, me olime ennem ka temaga müünud, aga lihtsalt see fakt, et mis korter täpselt su all oli, ja et seal oli terrass juhuslikult täpselt sama nagu temal üks magamistuba, ongi kõige ehedam näide, et iga detail tegelikult loeb, see detail oleks võinud maksta minu sõbrale 20 000 eurot, on ju, minu nagu selles mõttes sellise täiesti lihtsa nägematuse asja pärast, on ju. Et seetõttu ma arvan ikkagi, kui müüa tahab, siis peaks ikkagi rääkima, et mis on selle müügi eesmärk, kui pikalt aega on, palju nagu raha vaja on, on ju. See hullus tuleks ka nagu oma peast ära pühkida, et ma müüsin selle 1-toalise maha ja selle asemel või tihti niimoodi, et müüme 1 3-toalise maha, mille vanaema pärandas ja selle eest peaks saama 2 uut mõlemale lapselapsele 2 uut 2-toalist uusarendus, on ju. Et see lihtsalt ei toimi nii, et see on ikkagi niimoodi, et hindamisakt on kindlasti üks osa, aga müügistrateegias ma arvan, ma jätaks ta tegelikult selliseks, ma ei tea, teiste asjade taha, et kui on juba kõik nagu kindel, et ostja on olemas, siis me läheme tavaliselt hindaja juurde, ütleme, et meil on selline tehing ja tehingu hind on nagu sellega kokku lepitud ja siis juba hindajad vastavalt oma metoodikale teevad pangale vastavad hinnangud. Jah, seal on ka see, et enda klientidel ma alati soovitan, et kõigepealt me leiame selle ostja üles, on ju, mina ei saa ju seda hinnastada siin 40 000 eurot valesti, on ju, ütleme 200 000 korterit. Kui ma seda teeksin, see oleks ju ääretu ebaprofessionaalsus, on ju. Aga mida ma olen soovitanud, kõigepealt leiame ostja ja siis me saame selle aktiga järgi. Mida ma selle all mõtlen, on see, et tegelikult me teeme koostööd hindajatega igapäevaselt ja meil nendega on ju enda nagu side olemas. Ja tulenevalt ka hindaja standardist või kutsetunnistusest siis on hindajal seaduse järgi võimalik teha siis viga pluss miinus 5%. Mis see tähendab 200 000 korteri või kinnisvara puhul, on ta 190 000 või 210 000 siis. Ja kõik, mis sinna vahele jääb. See on 20 000, on seda mängumaad tegelikult.
nii et kokkuvõtlikult ütleks ma niimoodi, et ärge tormake nagu seda akti tellima, eriti kui nagu turg on olnud muutuv. Noh, kui me toome veel selle näite, et meil turg on ju viimasel 3 aastal kogu on heitlik, tõuseb, langeb, nüüd ta seisab, on ju, noh. Et kui need nagu jõnksud käivad ja sa tellid nagu selle jõnksu ajal selle akti, noh, siis tavaliselt kas me oleme sellest hinnaga nagu ees või maas, on ju, et noh, seda hinda tavaliselt tasub ikkagi küsida inimeste käest, kes nagu reaalselt tegelevad iga päev müügiga, noh, kellel tulevad ostupäringud, siis see müügipäringud, me teame, et kinnisvara hinna määrab ikkagi ju noh, pakkumise ja nõudluse suhe, eks. Mitte midagi muud tegelikult. Aga lähme edasi. Kuule, aga kas selles mõttes, meil oli tegelikult selle, kui me rääkisime, et seal on hästi palju paaris maju ja olime nagu selles mõttes selle Harjumaa peal, on, et kas puudutame siin kohe selle elamumaade triki ka ära, mida me avastasime? Ei. Selge, lähme edasi. Lähme Tallinnasse. Noh, kuna tegelikult enamik tehinguid on toimunud Harjumaa mõttes Tallinnas. Noh, aga räägi mulle nagu sellest, et mis meil siis esimesel kvartalil on muutunud võrreldes eelmise kvartaliga. Kas meil hinnad tõusnud, langenud, mis on keskmine ruutmeetri hind ja võib-olla jälle, kui me võrdleksime neid paneelikaid? Selle mõttes, mis me nägime siis on, et 2024 esimene kvartal, 1729 tehingut on võrreldes selles mõttes sellega, et eelmine kvartal 2023 oli, viimane kvartal oli 2175 tehingut. Ma segan korraks vahele. Okei, tehinguid rohkem, siit ütlen need ruutmeetri hinnad ka ära, siis ma lõpetan. Praegu keskmine oli siis hetkel on 2912 enne ja oli 3166. Et noh, et tehinguid väga palju languses on pea 400 pluss tehingut vähem on protsentuaalselt korralik kukkumine on ja hinnaga täpselt sama asi on. Aga sa ütlesid seda, et vaata, esimene kvartal ongi vaiksem, on ju. Tead, mina nagu üldises pildis seda ise ei usu, sellepärast mul ei kunagi üks maakler. Ta ütles mu niimoodi. Kevadel ei saa müüa sellepärast, et siis on inimestel armastus ja see, pea on laial otsas. Suvel ei saa müüa sellepärast, et siis on suvi, puhkavad inimesed, sügisel on kool, talvel jõulud. Ma küsisin, et aga millal siis müüa saab? Pobises midagi. Point oli sellest, oli mul hinna oli 40 000 eurot valesti pannud. Siis ei saa vist ükski aasta müüa. Mina tegelikult nagu isiklikult, mis kunagi toimus, oli see, et kui sa tahad nagu 5000 eurot teenida suvel ja turg on terve, ostad korteri juulikuus, müüta oktoobris maha. Tõenäoliselt see oli võimalik kunagi vähemalt, ma tean, nii tehti. Et tõesti juulis on peaks olema kõige madalam seis, on ju. Aga kas ta nüüd on, kas ta peaks olema siin 2 kvartali võrra juures, mis meil neisa tehingut peaaegu vahet või? No vaata, siin võib olla tegelikult hästi natukene võib olla seda käibemaksu mõju selle 2% hulgas, aga ma arvan, et see on hästi mikro nagu, et kui me arvestame seda poolt, on, aga mis on põnev, on, kui me vaatame sinna numbrite sisse nüüd, on, et mis on need ruutmeetri hinnad, on, et tehinguid nii palju, nüüd siis pea 400 tehingut vähem, on, mis on mega suur hulk korterid, on, aga kui me läheme selle asja sisse nüüd nagu põnevamat pidi ja vaatame neid asju, mida hästi palju müüakse, ehk siis räägime jälle nendest, nimetame neid siis üldnimetusega paneelikateks, seal on igasugust kaupa sees, on, siis paneelikatega oli niimoodi, et 2023 nagu lõpus on, müüdi siis keskmise hinnaga 2230, 2230 on, ja nüüd on, ja nüüd esimene kvartal on see number tegelikult 2278. See on ju see on ju täiesti sama, on, ainult mingi paar pirukat ja Coca-Colat vahel, on. Et see on nagu tegelikult see näide, et tegelikult nagu turg selles mõttes seisab, on, ja seda turu nagu numbrit nagu liigutab kogu aeg üles alla, tegelikult see täpselt nagu sa ennem ütlesid, väga tabavalt, on, mõned need suuremad ja paremad arendused, kus on keskmised hinnad, ikkagi räägime seal 5 tonni lähedal ruutmeetri kohta, need lükkavad ikkagi seda hinda nagu, mis Tallinnas me ei räägi 5 tonnist, on, me näeme siin täna nagu majade kulu
kuulutusi Kadriorus, kus vennad küsivad 8 tonni ruudust nagu maja pealt. Ärge ostke sihukest asja. Jah, vot, siin on hea tähelepanek Lauri poolt, on ju, et nii palju peaks ikkagi hetkel kaineks saama, et on ikka me oleme ikka väga suuri numbreid näinud, on ju, aga need numbrid ei vasta selles mõttes tõele, et ärge sellist jama kindlasti ostke. Et natuke sõltub ka, et kui sa oled ju multimiljonär ja sa tahad rahaga teha ükskõik mida, siis te võite osta loomulikult, on ju, aga nagu tavaelu, kui sa oled keskmine inimene, käid tööl, võtad pangalaenu, ärge ostke endale. Ja õnneks on see, et pank ei anna vaata sellist asja. See hindamisaktiga kätte, jah. Et tegelikult on hullus sihukest asja nagu müüa ja nagu me ütleme enda inimestele ka alati, et inimestel on ikka mingi hinnasoov olemas. Ma ütlen davai, et proovime siis. Aga see proovimisprotsess on väga lahti seletada, et okei, me võime proovida seda ühetoolist korterit miljoniga müüa, aga meie küsimus sulle on see, et kas sa oled valmis seda ka päriselt ka müüma. Et kui me peame see tegelikult 65 000 müüma, aga kui me rääkisime siin natuke nendest uutest korteritest Tallinnas, palju meil siis keskmine ruutmeeter maksab uutemates korterites? Jah, selles mõttes oligi see, et ma ütlesin, et a la, et 5000 leidub siis ka selliseid arendusi, aga keskmise korteri, mis on aastast 2021 alates, selle ruutmeetri hind on tegelikult 3945, on ju. Ütleme 4000 siis. 4000, ütleme. Jämedalt. Jah, selles mõttes, et nagu, ütleme siis, kui saaks väga jämedalt võtta, siis vana korter 2000, uus korter 4000, on ju. Väikeste mõndustega, jah. 2200. Poole odavam, jah. Poole odavam, on ju. Vaata, tahadki saada 50% alla, ära osta uut asja, osta vana. Ongi naljakas, et praegu mõtlen, et ma müüsin ju 2 korterit, mõlemad Kristiines, üks oligi vanemas majas, oli seal 100 000 ringis, on ju, teine oli niisugune 180 ringis. Et suurus sama, asukoht, mitte päris sama, aga võrreldav, on ju. Et siis 2-toalise korteri hinnavahe oli tegelikult 80 000 eurot. Ja ma arvan, et kommunaalid olid uuel korteril kallimad. Et selles mõttes on nagu huvitav, on, et me oleme ise ka siin vist homme või ülehomme on ka üks tehing, meil kesklinnas on jälle ka, eks ole, ja siis see, et mis on nagu tore, nagu on nende müüjatega, kes saavad aru, mis täna turul toimub, on. Et nad saavad aru, kui me ütleme neile hinna, et see asi on nagu, me pole seda kuskilt laest välja tõmmanud, me oskame päris hästi võrrelda, ma käisin kunagi Tehnikaülikoolis, õppisin ehitust, on, et ma saan aru, mis on reha ja kellu vahe näiteks. Aga mida sa viimati ehitasid? Ütleme nii, et ma vist panin kodus kappi kokku, on. Kapp on koos nüüd. Ja see veel on koos, on. Et selles mõttes ohuteip on ümber. Ohuteip, ja kollane ohuteip on ümber, on, ärge siia lähenega, on. Et ei, viimati kord ma tegin sõbral tootmises, tegime tegelikult uue ja korraliku tualeti, nii et selles mõttes, et aga siis sunroomid on alati nagu, kui ütlete kappremont ja sunroomid ja köök on alati see, mida peab oskama nagu ehitada ja teha, sest seal on nagu ka korteri mõttes hindamisaktis raha peidus. Aga siit on hea sisse tulla teemaga, et vaata, kui omanik ise midagi parandanud kodus, ehitanud endale uue kapi või mingi WC, et kas siis nagu hind peaks olema ka kallim kui teistel korteritel, et ma olen kuulnud, et ma olen käinud ju kinnisvara ka ostmas, on ju. Siis räägib sulle mõnikord omanik, selle ehitasin ikka ise ja siin panin oma käega plaadi ja nagu sa näed seda emotsionaalset sidet, et kui see ehitaja tunnihind võib-olla 25 eurot, kas tal oli siis 125 eurot või kuidas nagu seda enda loometöö hind, siis panna, et ja siin ongi võib-olla see, et mis võib olla, vaid päris kindlasti ma võin öelda, et kui need osad omanikud ise müüvad seda kinnisvara, neil on nagu metsik emotsionaalne side, kus juures mina isiklikult ma ei suuda eriti müüa enda kinnisvara. Enda isiklikke asju, mis ma olen ostnud siis kas flippimiseks või olen tehtud flip, üür ja müük. Ma olen ka nagu viimane jobu seal. Mingi inimene, ma näen nagu, põhimõtteliselt nagu ila tilgub kahest suunurgast, et osta palun ära ja sa räägid nagu mingit sihukest juttu vahepeal, nagu lihtsalt ole vait. Ära mitte midagi ei tee. Aga see, ma arvan, see on selle nagu asja omandi ja sellise isikliku sideme suhe ja see teebki asjad seal tihti keeruliseks ka, nii et ma arvan, et see pole esimene ega viimane, nii et ma olen ka seda rada läbi käinud, et töötades ise juba kinnisvaras ja aidates üles ehitada maaklerid, õppides ise kogu aeg juurde, lasin ikkagi oma kodu müüa oma kolleegil.
ja selles mõttes sellel on täiesti, see on jumala adekvaatne põhjus, tema räägib sellest asjast kui kinnisvarast, sina räägid sellest asjast kui kodust, on ju. Uus inimene tuleb, tal on täitsa ükskõik, mis vibe, mis värvid, et tahaks tarvist pooled asjad ümber teha, on ju. Ja sellega, kui me ise nagu müüme omanikele, me saamegi tegelikult nagu sellised kerged plaksud vastu põske kogu aeg, on ju. Et aga samas on ju tegelikult loogiline, et sulle meeldib hall värv, mulle võib-olla meeldib kollane, on ju, et tulen siia, ütlen, kurat, kes see halli värvi siia teinud on, aga teil muutub juba omavaheline suhtlus, vaata. Läheb teravaks, ütleme nii, on ju. Ta on solvumist, on niisugust nähvamist, tegelikult ju tavainimene, keskmine inimene ei ole mõeldud ju igapäevaselt kinnisvara müüma, on ju. Kujuta ette, ma tulen su koju, on ju. Küsi, mis kuradi jura see siin on. Kes see köögi pani siia? Eile rääkisid, oi, sain juba köögi valmis. ja siis tuleb see maakler. Ja siis küsib see inimene su käest, kuule, kas saaks mingi 3000 eurot alla või? Siis ütled talle, kurat, mine välja, et seal muutub pigem. See oli meie... 3 tonni 3 soti puhul pole tegelikult nagu iseenesest nagu väga suur ale ka, on ju. Need olid meie psühholoogia minutid praegu. Olid, jah. Aga kui me rääkisime Tallinna topist, või mitte Tallinna, vaid Harjumaa topist rääkisime ennem, siis mis on meil Tallinnas sellised kõige apetiitsemad piirkonnad, kus tuleb ruutmeetri eest kõige rohkem eurosi välja käia? Jah, nagu see Harjumaa top 3 puhul nägime pikka järjekorda seal bussijaamas, kus inimesed ootasid, saaks Harjumaa liinide peale ja saaks top 3 vaata minna. Tallinna top 3 puhul on see, et lauluväljak on hetkel inimesi täis, tõenäoliselt vaatavad seal, kuulavad meid, et siis teeme sellist asja, Tallinnas siis top 3, hakkame tagantpoolt pihta, Kristiine 3000, teeme ümmarguselt 3000 eurot ruutmeeter, 182 tehingut. Et selline rasvane koogitükk keset Tallinnat. Tuletame jälle meelde, et tegu on üldise keskmisega, seal sees on uusarendused, paneelikad, kõik korterid, kõik asjad. Nii. Just. Teine on, nüüd on üllatus, lõhkame nüüd kinnisvara pommi, kesklinn on siis teisel kohal ja nüüd peame minema detailidesse 3439, 3439 eurot ja tehinguid 313 ja siin lõhkame teise pommi veel nüüd siis esimesel kohal on niimoodi, et kõige rohkem tehti tehinguid Põhja-Tallinnas ja kõige kallima hinnaga samuti 3458 eurot ruutmeetri kohta. Ei tehtud kõige rohkem tehti. Selles mõttes, et kui me võrdleme tavaliselt nendest kolmest, mis on tavaliselt kõige kallimad, on ju, et me oleme võrdlenud alati neid, siis pigem on alati olnud kesklinn nagu seal ruulinud selle sees otsas, on ju, aga nüüd ongi see, kuna Põhja-Tallinnas on kallim õlu ja seal meeldivad kõikidele roheliste vanade meeste jalgratastega sõita, siis seal on selle pärast just 19 eurot see ruutmeeter kallim. Ja vot selles mõttes aitäh Laurile, kes tõmbas kohe mul nagu tšük, et kõige rohkem tehinguid käib ikkagi meil, kus? Lasnamäel. Just nimelt. Nii jääb ka. Nii jääb. Lasnamäel kõige rohkem tehinguid on. Sellepärast, et Lasnamäel on kõige rohkem maju. Jah, see on küll... Mitte maju, vaid korterid. Korterid, täpselt. See ongi, sellepärast on nagu... Ei, vahest ikka mõtlema, et teed kuskil mingi tehingu, siis mõtled, Lasnamäel on nagu 3 trepikoja peale 108 korterit, on ju, ma ei tea, palju Kloogal üldse korterit kokku on, et kas on ühe maja jagu või ei ole, on ju. Klooga rand. Jaa, see on küll, seal Lasnamäel on see kanal, kus seda filmi saab teha, nii et sa saab kiiresti filmida. Ja Lasnamäel oli siis sama ajal ruutmeetri hind oli siis põhimõtteliselt 2400 eurot, on ju. Nii et võime öelda, et Harjumaa keskmisest on, või selles mõttes sellisest Tallinna keskmisest on ikka Lasnamäe nagu ruutmeetri hind on ikkagi soti võrra üle, nii et ütleme nii, et Lasnamäel on ikkagi kallis kinnisvara. Nii et tasub... Lasnamäel on ka vaat erinevad linnaosad ju selles mõttes, et Lasnamägi pole Lasnamägi, vaid sul on Sikupilli asum näiteks. Jah, mis on nagu praktiliselt Kadrioru kesklinna Bermuda kolmnurk. Ja siis on ta samamoodi, eks ole, et kui me jõuame sinna taha Mahtrasse, seal me näeme ühika tüüpi korterid, mis on pigem nagu odavamad, on ju. Kui me oleme Paekalda juures, on ju, et siis meil on nagu need kallimad, siis me oleme Merko arenduses, eks ole, seal Lahekaldas, seal on olen isegi müünud 4500 eurot ruutmeeter, on ju. Et see on siis ka, käib seal Lasnamäe statistikast läbi. Et jälle me ei saa võtta niimoodi, et nagu me ütleme Lasnamäe ja siis me krimpsutame siin nina Lasnamäe. Muidugi see on mingid kohad ka, mis on seal Narva maantest, on ju, paremal pool, ma ei tea, on see Narva maantee? See oli Peterburi maantest. No see... Paremal pool mingid korterit ühel maar. No need on vanad, mis seal paar tehast sinna juurde tehtud, aga no jah, las need ka seal olla, vaata, et selles mõttes, et looduslikult kaunis kohas elan Lasnamäel. Nii. Aga lähme siis Tallinnaga on meil nüüd otsad kokku võetud, et jällegi tahate hinda teada, siis on kontaktid, nimed, numbrid all, võtke ühendust.
Jaa. Räägime ka hästi põgusalt elamumaadest, et ja me räägime elamumaadest siis Harjumaal ja toome ka sinna sisse majad. Et kui sa mulle ütleksid, et kus on sellised kõige paremad kohad või kus toimub kõige rohkem tehingud elamumaade puhul Harjumaal, et mis need asumid oleksid? Ma ütlen sulle parem nagu niipidi, et kui me räägime elamumaadest, siis kui me vaatasime, kus neid tehinguid toimub, siis neid tehinguid ei toimunud üldisel juhul üldse vägagi palju, et kui me vaatasime seal nagu kahte sellist nagu võrdlusobjekti, mis olid kuumad piirkonnad, me võrdlusime näiteks Rae vald ja Harku vald, siis Rae vallas oli siis nagu elamumaa tehinguid oli 13 ja Harku vallas 40. Ma hakkasin kohe mitte närvi, vaid vaata, see ongi see, et ma ütlen ise ette ära, ma ei suuda enam keelt hammaste taga hoida, lihtsalt me võtame statistika. Võtame Harku valla statistika, ma näen siin, et elamumaa ruutmeetri hind on 37 eurot ruut. Nii, mida ma nüüd järeldan siis? Mina Rae vallas, ma võin sulle vastupidiseks öelda, ja Rae vallas maksab 105 eurot ruut. Aga Rae vallas see võib olla suhteliselt tõene minu meelest. Midagi ta sinna kanti võibki jääda minu meelest. Aga jälle Rae vald on suur, et kas me räägime siis, mis sinna Kose poole jääb viimane asu Aru vallast või räägime siis Peetrist, et ei saa välja, see on valla keskmine. Aga kui me võtame Harku vallast, siis 37 eurot ruut, et ma ei tea. Kas me võime siis nüüd nagu öelda täna vaata, et kirjutame nagu Delfisse, ütleme, et nagu ongi juhtunud nii, et Harku vallas on maa nagu 3 korda odavam. Lähme poisid, ostame. Kas on siis niimoodi, et Harku vald on 3 korda halvem koht elamiseks, kui on Rae vald või? Et kui me just rääkisime top 3-st ja rääkisime sellest, et seal oli meil siis oli Harku vald ju esimesel kohal, Rae vald alles 3. Vaata, mis siin veel maade puhul on? Millest see tulla võib? Sellepärast, mitte sellepärast, ta võib tulla sellest, et me vaatasime ka seda, mida ju Harku vallas müüdi. Keskmine elamumaa suurus oli minu meelest, ma pean võib-olla valesti, aga vist oli 2700 eurot ruut, aga elamumaa puhul maksab ainult üks asi, see on see, mis sinna võib ehitada. Mul on üks tuttav praegu, tal on Saue vallas elamumaa krunte hektar, see oleks vaja võib-olla ära tükeldada siis, aga seal pole praegu elektrit, kanalit, liitumisi, ehitusluba, detaili, mitte midagi, kuigi ta on elamumaane kirjas, mis selle väärtus on mitte väga palju tõenäoliselt. Ühe hoone saab praegu hetkel ehitada. Jah, ühe hoone saab, aga potentsiaal, kui kõrvalhooned teed tööd, võib saada ehitada 5 eraldi elamumaad siis, aga see võtab aega aastaid, eks. Et siin... Ja kas siis tahadki siis öelda, et sealt see tulebki, jah? Ma tahan öelda, et elamumaa hind sõltub sellest, mis sinna tohib ehitada. Pluss loomulikult alati ka ju asukoht. Et ega seal rohkem midagi nagu mingit tuumateadust pole, et kui sukelduda siis detailidesse, peaks vaatama, et mingi naaber ka täitsa hull ei ole. ja loomulikult, et kellele mida. Ma arvan, et selliseid anomaaliaid me näeme nagu sama ja see on siis nagu see, mis praegu räägime nii-öelda siis hoonestavate maatehingutest, siis nendest, kuhu nagu ehitada saab, kus, mis elamumaane kirja lähevad. Ja kindlasti tekkis küsimus, maa hind on nagu nii palju odavam ja seesama, et kui palju siis nagu majadega tehinguid tehti, siis põhimõtteliselt on nagu suht samad numbrid, et et mis on siin nagu hästi-hästi oluline, oleme tähele pannud läbi ajaloo kogu aeg seda, kui tahetakse müüa maid ja maju, siis iseenesest tunduvad mõlemad kõige lihtsamad tooted, mida müüa. Vastupidi, et tihti, kui hakatakse maja müüma, majal on väga palju selles mõttes argumente, miks või kus või kuidas alates asukohast, aga ma kunagi tegin sellise nagu kontrolllehe, et mida me küsime kliendi käest, kui ta hakkab nagu müüma või sõber hakkab müüma, mida on vaja teada näiteks korteri kohta, kui hakkad müüma. Ja siis tegime sellise samasuguse küsitluse või andmete kogumise nagu süsteemi, et kui sa tahad tal aidata maja müüa, siis seal paku, mitu küsimust tuli küsida maja puhul rohkem, ennem kui me jõudsime selleni, millest me korteri puhul näiteks alustame. Umbes. Ma arvan, et see on mingi 30-40 kandis äkki või? Sa pead palju küsimusi rohkem või? Maja puhul küsimusi, ma tavaliselt küsin 30-40 küsimust, korterite puhul poole vähem. Poole vähem ja korterite puhul on tegelikult 10 kandis suures pildis, et muidu on nad siuksed nagu sõltub palju sa küsid, need küsimusi, aga on tähtsaid küsimusi. Majade puhul on ju soojustused, katused, tuuletõkk,
drenaažid, no Piirangud, kõik palju juurde asjad, võib no see ei ole heita, nagu, no jah, ei, see ei ole nagu nii, ma vist on üks... Eks miks me seda küsida tahtsin, on see sama, et kui jälle keegi tahab oma maja nagu müüa, siis tihti nagu ongi see, et tegelikult oleks väga-väga mõistlik küsida nende inimeste käest nõu, kes on majas müünud ja saavad aru, oskavad näiteks korstna jalal ja näiteks vundamendil vahet teha. Väga kaks erinevat asja. Et seal on niimoodi veel, et ma eile õhtul just tahtsin sulle kirjutada, aga ma ei viitsinud. Siis ma mõtlesin ise ikkagi. Ja ma vaatasin majade tehinguid, mul on üks tuttav, tahab ühte maja võib-olla müüa Pirital. Aga tal on point see, et see maja on nagu okei, ta on nagu okei seisukorras, tal pole väga hea soojustus, aga asja konks on selles, tal on 2300 ruutmeetrit maad. Pirital selles piirkonnas seal ei ole seda lihtsalt. Ja seal ongi nagu see küsimus on ju, kõik müüvad, kõige suuremad tükid olid seal müügisala 1300, tavaliselt olid isegi 600-sed, mis on siis need vanad suviljakrundid, aga tal on nüüd 2300. No kes see ostja on? Et tõenäoliselt ostja on inimene see, kellel on raha keskmisest inimesest rohkem ja teda huvitab just see nagu see maatüki suurus ja ta võib-olla siis ehitab selle maja natuke ümber, et nagu seal peab väga-väga täpselt vaatama, et mõnikord on inimestel armas suvilõkkene Muugal näiteks, aga tegelikult enamike suvilate hinnad on maatüki hinnad, et need Muugad, Muuga ongi hea näide võib-olla, et kunagi oli siuke koht, kus väga talveks ei tahtnud jalgratast ette, et siis suvel seda enam ei olnud lihtsalt, käidi sees. Külm ei võtnud ära, keegi inimene võttis ratta ära lihtsalt, aga nüüd ju me näeme Muugal seda, et iga päev asendatakse neid suvilaid siis majadega ja nii edasi. Ei see oli ka see sama, et on ju praegu väikese kõrvalpõige suvilite kohta on, et ega kevad on see aeg, kui suvilaid kõige rohkem ostetakse, müüakse, vahetatakse, et see kuigi statistika näitab seda, et aastaringselt müüakse, aga see ongi siis see sama koht, et miks neid aastaringselt müüakse, on tegelikult see, et kui sa tõid just selle Muuga ja Pirita, need igasugused erinevad aedlinnad, need pole tegelikult ammu enam suvilad, need on tegelikult ümber ehitatud elamuteks, nad on lihtsalt registris jäänud ripakele ja nad on ära soojustatud tihti nagu suurte võrkudega, veed, kanalid, kõik asjad nagu veetud on, et seetõttu see suvilate statistika otseselt midagi nagu ei reeda ainult nii palju, et on olnud külm suvi viimase 10 aasta mõttes, ehk siis suvilaid on müüdud viimase 10 aasta jooksul kõige vähem siis eelmine aasta, nii et see on võib-olla see märk, et inimeste see ostukindlus ja ebakindlus väljendub kui selles, et ei osteta mitte suvilaid, vaid tahetakse osta kuhu asju. Meie järgmine teema. Et kuhu siis, Lauri, kui me lööme praegu nagu lahti viimase kuu aja nagu pressi Eestis on ju, võtame 4 teatajast kuni äripäevani on ju, kuhu siis inimesed tahavad nagu kinnisvara osta, kus oleks veidi parem, räägi meile nüüd, kus sa käisid? Nad tahavad oma mõtetes, nad unistavad osta Hispaaniasse. Ma ei tea, kas nad tahavad osta, päriselt, ma tahan ka ju. Ma käisingi Hispaanias, seepärast ma tahan ka osta. Ja ma käisin niisuguses kohas nagu oli Malaga ja Alicante ja ma ei käinud seal nagu konkreetselt korterid vaatamas, et analoogseid korterid me leiame nii Malagas, Alicantes, Torreveias, hinnad on igal pool täitsa erinevad loomulikult, aga just käisin vaatamas pigem nagu seda elukeskkonda ja kuidas sa ennast seal nagu keskkonnas näeksid, et kõige mõistlikum, mis teha oli vaja kohale minna lihtsalt, et tunnetada seda keskkonda, et sina käisid ju meil Türgis on ju, isegi seal käinud, et need elukeskkonna mõttes on täiesti erinevad kohad, et see, kui ma siin alguses Google Mapsi pealt vaatasin, et nagu mis võiks olla need head piirkonnad, et mõtlesin, see võiks hea olla, tegelikult see ei ole niimoodi. Sa pead minema kohale saama aru, kus on mägi, kus ei ole mäge, on ju. Kuhu tuleb metroo, kuhu ei tule metroo, kuidas on ühendus Malagaga, kas sa lähed Malagast, lähed vasakule nagu alla poole või lähed üles poole, mis on plussid, miinused, mis on hinnavahe, et ma tegin ka ühe podcasti ühe inimesega, kes on Eesti parim müüja seal, ma arvan, et Merlis on ta nimi, et võib-olla ma panen selle lingi siia alla, võib-olla ei pane, aga pigem panen ikkagi, jah. Ei, ma arvan jaa, selles mõttes, et mis, ehk siis kui me nagu sellest varasemalt nagu rääkinud oleme, et me mõlemad oleme olnud enne seda tuuseldanud seal kinnisvara portaalides, mida seal omakorda 10 tükki on ja ühest näed rohelist värvi tausta, teisest sinist on ja otsid, vaatad, siin tundub okei hind on ja vaatad täitsa okei kvaliteet on ja, aga lisaks sellele, mida sa veel nagu nägid, et see peaks koha peale minema on, aga võib-olla kõige parem näide oligi see, et nagu kui ma olin Malaga piirkonnas ja kui me võrdleme Malagat ja Alicantet, täitsa erinevad kohad,
noh, linn on, Malaga on modernsem, Alicante on ka väga ilus, on mingi suur mägi on keset linna, et ma tegin ka veel ühe videoseeriat, kus ma käisin telefoniga ringi ja filmisin nagu esimesed emotsioonid, et mis ma tunnen ja mis ma näen ja mis ma arvan. Aga hea näide oli see, et Alicantest natukene välja poole minna oli üks väike linnakene või linnaosa, siis ma ei mäleta, mis see nimi oli, ühesõnaga põhimõtteliselt tegu oli niisuguse väikse linnaga, kus oli, ma ei tea, 50, 60, 70 kortermaja ja mina panin siia Airbnb, ma läksin öösel sinna, saad aru ma ei näinud mitte ühtegi inimest, lihtsalt seal oli nagu mere ääres 60-70 kortermaja ja vaata Hispaanias on veel niimoodi, et seal on need päiksevarjud ja kõik olid kinni. Noh, mõtlesin, et kus inimesed on nagu mitte, tänavad olid tühjad. Siis mõtlesin, kuule veits nagu imelik koht, ma ei tahaks ööseks jääda, et ma kindel ikka läksid õigesse linna. Läksin ja siis ma küsisin, et vaatasin seda, et ma olin tegelikult Airbnb pannud järgmiseks päevaks, ütlesin omanikule, kuule, et on ikka õiges kohas, et siin mul ühtegi inimest, et nagu kõik majad on kinni, kõik poed on kinni ja see koht ongi selline, et kus siis rootslased ja soomlased ostavad endale suvekodusi, noh, ja see talvel ongi põhimõtteliselt välja surnud. Noh, see on hea näide nagu elukeskkonnast, et kas sa ise tahaksid endale sinna osta, talvitada seal, sa võid olla reaalselt nagu üks inimene 5, kes elab kortermajas, kus on 300 korterit. Kujuta ette, see õudne oli, lihtsalt minu jaoks, mitte et linn kole oligi midagi, aga lihtsalt see piirkond, inimesi pole, see piirkond ongi talvel välja surnud. Noh, Malagasse sihukest asja jällegi, kus ma seal põhiliselt olin Benalmadena juures ei näinud. Kui me räägime Benalmadenast, mis on Malagast jälle allapool natukene, noh, ta sisuliselt on nagu väga suur variant Nõmmest, eks. Noh, kui me räägime ka siis hindadest, et Nõmmel on meil ka linnaosad, on meil Valdeku näiteks või Männiku tähendab Pääsküla, no, aga hinnad on ju erinevad, kas me ostame maja või noh, korteri ostame siis sinna Männikule ühikasse või ostame korteri Hiiu staadioni, ma ei tea, ligidale uudarendusse, noh, väga suur äri. Reini lossi kõrval. Mis iganes, eks, et sinna tuleb ikkagi. Või Mustamäe, meil on lihtsalt see tänav äkki ta nimi ongi Vana Mustamäe. See võiks, minu arvates on seal Mustamäe Nõmme linna osas kõige ilusam tänav. Mäe pealt vaatad linna peale, nii et seal on nagu no mida ma oskan inimestele kokkuvõttes öelda, et kui tahate, võite võtta ühendust, vaadake videod ära, ikkagi neid asju ei saa osta, neid, noh, see on erinevaid nüansse, et me jääksime, see on tegelikult uue podcasti teema, aga see on juba tehtud tegelikult, et kuulake seda, aga põhimõtteliselt, kui tahate osta, raha on vaja, tasuta ei saa. On nii, jah? On nii. Okay. Ütleme, et niisugune 3-toaline korter heasse kohta, merevaatega, basseiniga, Malaga piirkonnas võiks olla kuskil 260 000 ringis niimoodi. Alicantes ütleme niisugune 220, sinna piirkonda. Jälle see on nii palju nüansse, et kas sa tahad liivaranda, tahad kiviranda, et nagu, vaata, see oligi minu jaoks, et kuna ma Eestis nagu ma tahan uskuda, et ma kinnisvaramatsu jagan, sa lähed sinna nagu, tegelikult sa ei saa mitte midagi alguses aru. Et seal sa hakkadki aru saama sellest, et mis on nagu koha erinevus. Tegelikult suures pildis, kui me räägime Mustamäest, olgem ausad, kui ta seal Vildetee juures ei ole, need on kõige odavam ots Mustamäest. Kas me oleme nüüd Siilis või oleme seal Tammsaare juures, 5-6 maja, mis vahet seal on? Pole väga suurt vahet, kui maja on ka, enamik majad on meil tüüpplaneeringuga. Aga seal on väga suured vahed. Et kas ma olen nüüd kilomeeter sinna poole või tänna poole. Jällegi on vaja aru saada, et kas ma ostan selle nagu siis endale, et elan talvel seal, üürin vahepeal välja või ainult ostan nagu välja üürimiseks. Et nagu nii... Või lähen üldse tõesti koha peal elama on. Täiesti nagu, see on nagu koha peal jälle minnes, kas sa tahad iga päev seal turistikas olla, kus hästi palju turisti on. See tähendab jällegi seda, et sa ei saa nii palju üürituru, kui tahaksid saada. Kõik on vaja läbi mõelda, on vaja minna kohale, mitte nagu rääkida, et ma ostan Hispaaniasse kinnisvara, nii, mine kohale, ela seal nädal aega, sõida rattaga ringi, vaata, mis tunne on ja siis loomulikult on võimalik ka sind aidata, eks. Aga kui räägime, et kuidas sinna osta saab, siis Eesti pangad annavad isegi laenu selle peale, aga eeldus on see, et sul on Eestis kinnisvara olemas, mis on tagatis siis. Et kõik on võimalik, aga turg metsikult suur, kui raha vähem on Torrevieja piirkond, seal saab 100 000 ring piiris neid asju, aga lihtsalt see on meie jaoks täiesti nagu oomamatu teema, me toeme siit Eestis, meil on pisike turg ja sa lähed sinna, see turg on nagu ühes kohas nii suur. Ja meil on hästi kontsentreeritud, vaata, meil on hästi palju Tallinna ja Harjumaa võhin. Väga keeruline, jah. Nii, aga selles mõttes, et teades sind on, siis ma tean ju ilmselgelt on seal üks asi on kindlasti Hispaanias parem. Lauri, mis see on? Ilm.
täpselt. mulle üldse ei meeldi lumi. Siis, vastane. et nii ongi selles mõttes, kui tahate, kui tahate ilma olla või ilma hea ilmata, siis olete Eestis ja kui tahate päriselt midagi ostma minna, siis ma arvan, et selles mõttes, et Lauri meil Eestist jagab kinnisvaratsu ja ma arvan, et aeg pole kaugel, et kui me seal kinnisvara jõuame esimese tehinguni ka seal Hispaanias et siis hoiame teid kogu aeg kursis, et mis me siis läbi sõelume, mida me vaatame ja võib-olla siin tõmbaks veidi nagu selles mõttes seda hoogu veidi nagu maha et ise ka, et kui ma eelmine kord rääkisin sellest veidi sellest kinnisvara kohta, siis tehti pärast küsimus nagu Facebooki postituse alla, et mis siis kõige suurem erinevus on, et siis ma arvan, et väga paljude eestlastena, kes me kinnisvara kodumaal ostame, on maksuküsimus nagu täitsa vasakult paremale nii lihtsad, et nagu pole nagu midagi arutadagi. Aga see on ikkagi riigiti väga-väga erinev, ei hakka siin detailidesse minema, aga need asjad tuleb omale ennem nagu selgeks teha ja siis saab midagi edasi nagu vaadata. Ma ei tea, kas meil siis täna lõpetuseks, mis me ütleme, et tulevikus räägime siis jälle top 3-st, räägime lubama küll hakka, vaatame. Oot. Ikka räägime, jah. Ja kui ikkagi kuulajad tahavad kuulata, siis me räägime ja siis võib-olla päeva lõpuks ongi see, et kuidas me selle teema siis täna kokku võtame, et võib-olla kinnisvarale kohaselt, et kui sul ikkagi raha ei ole, siis sa osta ei saa, jah. Aga müüa saad. Ja siis tekib raha. Jah, et mis siin ikka kokkuvõttes öelda, et eks me räägime siin enda podcastis asjadest, me ei taha ju mitte midagi forsseerida ega öelda, et tulge ja müüge ja teeme ja see on nagu vale minu meelest. Ma ei taha olla nagu see, kogu austus selle LHV müügimehe juures seal kaubanduskeskuses, ma kardan teda praegu, ma ei taha enam minna, ma näen, ta tuleb selle lipikuga, ma proovin telefoniga rääkida midagi, ma saan aru, ta teeb tööd, ma ei saa tema vastu midagi, aga ma ei taha nagu olla see peale forsseeritud, et nüüd lähme kõik Hispaaniasse, müüme siin maha, ei ole niimoodi. Aga kelle vaja on, siis ikkagi võib pöörduda. Aga üldiselt tegeleme ikkagi, fookus on ikkagi Eestis, Harjumaal, aidata inimestel siin kinnisvara müüa, nõustada, see on meil põhiteema, aga kutsumegi inimesi siis üles võib-olla meiega ühendust võtma kinnisvara alastes küsimustes. Jah. Nii et aitäh, Lauri, ja mis me siis ikka, tõmbame tänaseks otsad kokku ja taas kuulmiseni. Aitäh teile. Kuule, täna tuli pikk. Kinnisvarahai tänab teid kuulamast.